Mulle tundub, et see juhtus kuidagi natuke kogemata või lihtsalt kujunes nii. Päris esimese laste raamatu ma kirjutasin siis, kui ma nägin ajalehes kuulutust, et otsitakse lastejutte. Ja kuna ma olin juba natuke sahtlisse kirjutanud lugusid seoses oma lapsepõlvega, siis ma otsustasin seal konkursil selle raamatuga kandideerida ja see sai auhinnalise koha ja edaspidi siis kirjutasin uusi raamatuid, neid avaldati ja niimoodi see läks. Aga miks just lasteraamatuteni, ma ei tea, see on ka kuidagi niimoodi loomulikult läinud, et lapsepõlv on minu jaoks selline ülimalt lahe aeg. Minu lapsepõlv oli hästi tore, ma veetsin selle Põlvas, Lõuna-Eestis. See oli täis mänge ja sellist kujutlusvõimet ja raamatuid ja lugemist, et sealt on nii palju kuidagi nagu ammutada, et ma mäletan igasuguseid lugusid, mis seal juhtus ja enda tundeid seoses nende asjadega, et see minu jaoks siiamaani hästi põnev. Sigelda aeg-ajalt oma lapsepõlve mõtetes ja siis ka niimoodi jõuavad need raamatutesse. Lood ja tegelased tegelikult justkui tulevad ise, saabuvad kuskilt kohale. Ma ei tea, kus kohast, näiteks kosmosest. Tegelikult, kui mõtlema hakata, siis päris tühja koha pealt nad muidugi ei tule, et seal on alati mingisugused jällegi enda mälestused või uued kogemused või mingid põnevad vaatenurgad, mis panevad ajus nagu sellise kujutlusvõime tööle ja sealt siis tuleb midagi uut välja. Ja just pildiraamatute kirjutamine ja laulusõnade tegemine on minu arvates minu jaoks natuke sarnased, et ma enamasti ei mõtlegi neid üldse välja, et ma ei oska niimoodi, et ma istun laua taha ja hakkan nüüd lauluteksti või pildiraamatut välja mõtlema, vaid see idee tuleb üsna tervikuna lihtsalt ühel hetkel pähe ja siis, kui see on hea idee, et siis ma tahan sellega edasi tegutseda ja edasi mõelda. Raamatu Kus on armastus idee tuli koogist, mis küpseb ahjus. Et see kook on siia raamatusse ka tegelikult jõudnud. Kertu Sillaste tegi siia pildid. Kook on midagi sellist, mida lapsevanem küpsetab oma lapsele, et ta teab, et see lapsele maitseb ja laps tunneb selle kaudu, et teda armastatakse. Ja siis selle raamatuga ma mõtlesingi selle peale, et kuidas lapsed saavad aru, et vanemad neid armastavad. Et kui mina olin laps, siis oli nõukogude aeg ja sellist lauset ma armastan siin nagu väga tihti tegelikult otse välja ei öeldud. Küll aga on praegu selline aeg, kus me ise lapsevanematena ütleme seda oma lastele palju. Aga siin ongi minu meelest küsimus, et kui sulle seda ei öelda, kuidas sa siis seda tunned? Ja kui sulle seda öeldakse, et kuidas sa seda ikkagi usud, et kui seda öeldakse, aga kui tegusid sellega ei kaasne, et kas sa siis ikka tunned. Ja siin raamatus siis arutataksegi, et kus on armastus koogis, mis küpseb ahjus ja sallis ja kinnastes, mis vanaema kudus ja lumememmes, mis valmis tehti. Ja sellistes lihtsates asjades, mis ümbritsevad meid iga päev. Kirjutada meeldib mulle väga siis, kui mul on idee ja mõte olemas ja ma tunnen, et see raamat ja selle tegelased juba justkui elavad enda elu. Et see on tõesti kirjanikuks olemise juures minu arvates üks mõnusamaid hetki, kui see raamat on sinu jaoks nii põnev kirjutada, et sa lihtsalt tahad minna ja teha. Ja siis tulemus on ka selline, millega sa oled ise rahul. Aga kui rääkida nüüd sellest, et kas hommikul või õhtul või lõuna ajal, siis pigem ikka päeva esimeses pooles, et õhtuti meeldib mulle hoopis raamatuid lugeda.